Tere, minu nimi on Peeter Oissaar, olen perelepituse valdkonnaga tegelenud 2 aastat ja selle aasta kevadest olen ka perelepitajaid koondava mittetulundusühingu Eesti Lepitajate Ühing juhatuse liige. Enne perelepituse valdkonnaga tegelema hakkamist olin 28 aastat õiguskaitse maailmas, kus lisaks kõigele muule tegelesin aastaid ka kriisi läbirääkimiste valdkonnaga. Sellel üritusel siin olen esimest korda asendusliige, sest esialgu pidi siin rääkima üks teine inimene. Ja kui ma esialgu lugesin e-kirja selle kohta, et tuleb ka Krimmi kasutamine ja tuleb kuskil lavale minna, siis ma jõudsin hakata isegi kahetsema, et kas see oli hea mõte, aga siin ma olen. Minu plaan on rääkida teile perelepitusteenuse põhimõtetest, hetkeseisust ja ka lahutusest tulenevatest mõjudest lastele. Ja et kasutada piiratud aega selliselt, et see oleks võimalikult efektiivne, siis räägin alguses ainult mina ja kui selline huvi peaks olema, siis olen valmis üritama ka küsimustele vastamist. Ja et saaksin kõik olulise ära rääkida, siis olen teinud ka märkmeid ja kasutan ka neid. Nii, oma senise tegevuse jooksul perelepituse valdkonnas on mul jäänud mulje, et seda on mõjutanud ilmselt ka valdkonna nimetus, perelepitus. Inglise keeles kasutatakse väljendit mediation või siis lepitaja kohta mediator või vene keeles on protsess mireeni või siis miriitel. Aga Eestis on selline nimetus nagu perelepitus ja perelepitaja. Et see on võinud jätta inimestele aru saama, et perelepituse eesmärgiks on taas ühendada lahku läinud elukaaslasi või abikaasasid. See nii ei ole. Et selliste suhete lappimisega ja paarisuhete probleemide ennetamisega tegelevad siis pereterapeudid ja perenõustajad. Ja veel selle perelepituse valdkonna termini juurde ma kasutaks võimalust, ütleks ka seda, et kui kellelgi peaks tekkima mõni selline hea mõte, millist terminit võiks selle asemel kasutada, mis oleks võib-olla või töötaks paremini, siis meil oleks väga hea meel, aga siiamaani seda ei ole suudetud välja mõelda, et praegu on ta ikkagi perelepitus. Perelepitus on suunatud lahku minevatele või juba lahus elavatele elukaaslastele ja selle eesmärgiks on eelkõige siis nende ühistele lastele sobiva elukorralduse leidmine. Kuni selle aastani eksisteeris Eestis olukord, kus perelepituse valdkonda ei olnud õnnestunud riikliku justiitssüsteemiga liita. Näiteks nii, nagu seda on tehtud paljudes teistes riikides, kus siis perelepituse läbimine lahutanute poolt on tingimus, mis on kohustuslik enne, kui on võimalik üldse kohtusse vaidlema pöörduda. Ja sellega tegelesid siiamaani ainult perelepitajad kuni tänavuse aastani, kes siis on valdavalt koondunud mittetulundusühingusse Eesti Lepitajate Ühing. Selle aasta kevadel alustas riik ka riiklike lepitajate koolitamist eesmärgiga pakkuda abivajatele siis tasuta teenust. Ja võttes arvesse probleemi mahtu, siis jätkub kindlasti tegevust nii riiklikele kui ka eralepitajatele. Aga siin juures tuleb arvestada mõningate erisustega. Kui eralepituses on lepitusprotsessil sellel toimuv konfidentsiaalne ja piirdub ainult see teadmine, mis siis seal protsessil ja omavahel räägitakse, piirdub ainult sellel osalevate osapooltega ehk siis eelkõige lahutavate või lahku läinud paariga ja siis lepitajaga, siis riiklik lepitusprotsess näeb ette lepitaja kohustust koostada lepitusprotsessil toimunust ka kokkuvõte, mis siis
saadetakse kinnitamisele Sotsiaalkindlustusametisse, kus siis vastava pädevusega ametnik vaatab selle üle ja siis annab oma kinnituse, et see kokkulepe on pädev. Seega tuleb abivajajatel, kes siis pöörduvad riikliku lepituse poole, riikliku perelepituse poole, arvestada sellega, et nende isiklikku elu puudutavate tihtipeale väga sensitiivsete asjaolude ja detailidega saab kursis olema suurem ring isikuid, kui seda on eralepituses. Samuti on erisus riikliku ja eralepituse vahel see, et kui eralepituses kaasatakse lapsed lepitusprotsessi erandjuhul ja ainult nende vanemate nõusolekul, siis praegu loodava riikliku perelepituse protsessi järgi siis on plaan selline, et lastega tuleb suhelda igal juhul. See tähendab seda siis, et kas siis vanemad on nõus või ei ole. Enne kui lepituse käigus jõutakse või tehakse siis mingisugune otsus või järeldus, peab perelepitaja kindlasti lastega suhtlema ja tal peab olema siis selleks ka vastav pädevus. Nüüd, kui vanemad on otsustanud lahutada, siis lastele häid lahendusi ei ole, on üksnes halvad ja väga halvad lahendused. Laste seisukohast on oluline see, et lapsevanemad suudaksid pärast lahutamist jõuda ikkagi kokkuleppele, kuidas kõige paremini rahuldada oma laste vajadusi ja kuidas edaspidi suhelda lastele ja endale haiget tegemata. Oluline on siinjuures asjaolu ja seda kipuvad vanemad tihtipeale pärast lahutust unustama, et lahutuse korral lõpeb küll nende paarisuhe, kuid ei lõppe vanemlussuhe, sest lapsed on vaja ju ühiselt ikkagi tublideks ja terveteks inimesteks üles kasvatada. Perelepituse juures on oluline see, et just vanemad, mitte kolmandad isikud, otsustavad ise, küll perelepitaja vahendusel, mis on oluline nende laste jaoks. Kui see õnnestub neil omavahel selline kokkulepe saavutada, on tõenäosus, et saavutatud kokkuleppega toimib tunduvalt suurem kui juhul, kui vanemate eest teeb otsuse kohtunik, kelle tehtud otsuse puhul jääb suure tõenäosusega üks või ka mõlemad osapooled tehtud otsuse suhtes rahulolematuks. Hetkel jõuab suur osa vanematest perelepitaja juurde kas siis kohtu suunamisel kohtumenetluse keskel, kui kohus peab lepitust perspektiivseks, või lastekaitsespetsialisti soovitusel, kui vaidlus ei ole veel kohtusse jõudnud ja lastekaitsespetsialist peab lepitust perspektiivseks. Paraku on seis selline, et info vähesuse tõttu jõuab väga väike osa vanematest või endistest elukaaslastest lepitaja juurde omal algatusel. Hetkel see veel nii ei ole, aga edaspidi võib muutuda kohustuslikuks tingimus, et kohtus ei saa hooldusõiguse muudatusi või ka suhtlusõiguse reguleerimist arutada enne, kui vanemad ei ole läbinud kohustuslikku, kas riiklikku või siis eralepitust. Lisaks sellele, et lepituse käigus osapoolte vahel sõlmitud kokkulepe töötab efektiivsemalt, kui seda on teinud kolmandad isikud, kas siis on siis selleks kohtunik, kohus või siis ka on jõudnud, kus siis ka otsuse tegemisel on kasutatud mõlema osapoole juriste või siis advokaate, siis oluline on siinjuures asjaolu, et lisaks sellele, et perede või osapoolte vahel sõlmitud leping töötab efektiivsemalt, juhul kui nad ise sellise otsuseni jõuavad, küll perelepitaja vahendusel. Aga oluline siinjuures, miks selline nii-öelda
miks perelepitus võib muutuda ka ütleme sellise justiitsprotsessi või kohtuprotsessi nii-öelda eelfiltriks, on ka siin see, et seda kogemust on ka ütleme paljudes teistes riikides ja ka see, et praegu on meie kohtud ja kohtunikud väga ülekoormatud perekonnaõiguse asjadega ja nad ei jõua võib-olla sellises mahus, kui nad oleksid huvitatud, tegeleda seal ka muude asjadega. Seal ei saa üldistada, et see kõikide puhul nii on, aga kindlasti on neid kohtunikke ja kohtuid, kus siis ollakse ülekoormatud perekonnaõiguse asjadega liiga palju. Vanemate lahutusega kaasnevad muutused emotsionaalsest seisundist majandusliku toimetulekuni ja kõik see mõjutab ka laste emotsionaalset arengut, toimetulekut, korraldab ümber nende elu ja kõik, mis omakorda mõjutab nende, see tähendab laste siis vaimset tervist. Üheks lahutuse järgseks lapsi mõjutavaks suureks probleemiks on ühest vanemast võõrandumine. Ja põhjuseks sellele on siis see muuhulgas, et lahutatud vanemad vaidlevad kas siis ise või siis kohtus. Selleks kulub aeg, nad vaidlevad suhtluskorra nii-öelda kehtestamise või loomise osas või milline suhtluskord peaks olema ja selleks kulub aeg ja senikaua, kuni laps või lapsed siis selle vaidluse jooksul tahes-tahtmata elavad või veedavad aega rohkem ühe vanema kui teisega, siis selle aja jooksul võib juhtuda, et kas siis tahtmatult või vanema mõjutusel laps võõrandub teisest vanemast. Tegemist on aga üldjuhul olukorraga, kus siis ühe vanema suhe oma lapsega on teise vanema poolt kahjustatud. See tähendab siis seda, et ikkagi see vanem, kes siis lastega rohkem aega veedab, teadlikult siis kahjustab lapse suhet teise vanemaga. Sellisel juhul lapsega elav lapsevanem rekonstrueerib selliselt minevikku ja muid sündmusi, et laps usuks teise vanema kohta ebaõigeid asju. Ja nendele sündmustele viidates siis takistab tihtipeale ka lapsega elav vanem, kes arusaadavalt on võib-olla ka solvunud ja kibestunud ja ei mõtle selle peale, et selline otsus võib mõjutada ka, mitte võib mõjutada, aga mõjutab last ja tema seisundit ja see vanem ei suuda sellist enda isiklikku kibestumist ja solvumist kõrvale jätta, siis kahjustab sellise käitumisega ka last. Takistades siis suhtlemist ja ajaveetmist ja mõjutades selliselt ka lapse vaimset seisundit. Võõrandumise puhul ilmnevad lastel, võivad ilmneda järgmised sümptomid. Nad võivad hakata püüdma vältida igasugust kontakti või kohtumist teise vanemaga. Nad räägivad teisest vanemast halvustavalt, teda solvates. Tihtipeale kasutavad ja kordavad võõrandava vanema sõnu või siis lauseid, kus siis teist vanemat hinnatakse negatiivselt ja kritiseeritakse. Samuti võivad muutuda füüsiliselt ja verbaalselt agressiivsemaks ja nad võivad hakata ka kartma väljendada oma soovi teise vanemaga kohtumiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Ja võõrandamise tagajärjel esineb lastel depressiooni, vägivaldsust, manipuleerimist, tekivad probleemid koolis, soov
kaob huvi osaleda huvitegevuses, võib tekkida madal enesehinnang ja ka enese süüdistamine selles, et vanemad enam koos ei ela. Võivad tekkida raskused stabiilsete sõprus- ja muude suhete loomisel nii sellel hetkel kui ka siis edaspidises elus. Ja võib juhtuda ka seda, et aja jooksul võib laps või võivad lapsed siis katkestada ka oma suhtluse ka selle vanemaga, kes siis oli selle nii-öelda taga, et siis teise vanemaga võõrandumine toimus. See tähendab seda, et siis kannatajaks lisaks lapsele ja siis teisele vanemale kannatada võib saada ka siis nii-öelda see vanem, kes siis selle võõrandumist nii-öelda tekitas. Nüüd lepitaja võimalused sellises olukorras on piiratud, kuid tuleb ikkagi üritada ja selgitada siis osapooltele, millist kahju võõrandamine võib lapsele ja ka vanematele tekitada. Et siin on jällegi oluline see, et lepitaja ülesanne on siis nende lepitussessioonide käigus, mida ütleme, praktika näitab, et tulemuse saavutamiseks kulub üldjuhul 5-6, mitte vähem. Ja ühe sessiooni pikkus on üldjuhul 1,5 tundi. Ja vanemad on kinnitanud oma huvi mõlemad vabatahtlikult sellel osaleda ja on motiveeritud eesmärgi saavutamisest. Ainult sellisel juhul on mõtet lepitusprotsessiga alustada. Ja muuhulgas siis lepitaja ülesanne on mitte siis pakkuda lahendusi osapooltele, et milline lahendus nende olukorras kõige paremini toimib, aga eesmärk on ikkagi vahendada vanemate omavahelist suhtlust, sellise suhtluse võib-olla üldse tekitamist, mis on pärast seda, kui siis on tekkinud solvumine ja kibestumine pärast lahutamist, sellise suhtlemise nii-öelda taasalustamist, et see suhtlemine ei toimuks mitte ainult SMS-i teel või selliselt, et toimub laste vahendusel. Ei ole harvad juhtumid, kus laps pannakse ütleme 6. korrusel lifti ja isa ootab 1. korrusel ja siis see suhtlus, mis siis vahepeal on toimunud, toimubki siis lapse kaudu. Et lepitaja ülesanne ongi selle protsessi käigus, siis selle suhtluse käigus tekitada vanematel ikkagi arusaamine, et nad peaksid suutma unustada oma kibestumise, solvumise eelmise nii-öelda osa, negatiivse osa eelmisest elust ja keskenduma sellele, kuidas siis oleks võimalikult hästi korraldatud nende ja nende ühiste laste suhtlemine, nii et see suhtlus ja ütleme see, mis vanemate elus ja mis pereelus on toimunud, võimalikult vähe lapsi mõjutaks. Et seal häid lahendusi, nagu ma ütlesin eelnevalt, ei ole, et seal on põhimõtteliselt ainult ikkagi väga halvad või halvad lahendused, aga vanemad lepitaja eesmärk on üritada jõuda vanematega nii kaugele, et nad unustavad oma eelmised või oma solvumised üksteise suhtes ja probleemid ja keskenduvad sellele, kuidas siis lastega, kuidas ühiselt ikkagi siis nii-öelda vanemlussuhet edasi arendades siis ühiselt lapsi kasvatada, vaatamata sellele, et enam koos ei elata. Ja tihtipeale ongi see keeruline ja seetõttu ei ole ka võimalik seda nii-öelda kohe 1-2 sessiooniga või kohtumisega saavutada. Võib juhtuda, et seda üldse ei saavutada, võib juhtuda, et inimesed ongi emotsionaalsed ja solvunud ja see võtab
võtab liigselt aega ja võib-olla isegi selgub, et nad ei olegi valmis oma nii-öelda isiklikke probleeme maha surudes edasi minema ja ei olegi motiveeritud. Sellisel juhul see lepitusprotsess lõpeb ja inimestel on võimalik jätkata siis oma õiguste nii-öelda kaitsmist ja taotlemist kohtu kaudu. Ja samuti on lepitaja ülesanne siis ja eesmärk siis parandada nüüd vanematevahelisi suhteid, nagu ma ütlesin, ja tõsta nende teadlikkust, et lapsele või lastele on ikkagi oluline suhelda mõlema vanemaga, mitte ainult ühe vanemaga. Et ükskõik kui solvunud see üks osapool on, siis eesmärgiks on see, et ka siis see solvunud või rohkem solvunud osapool saaks aru, et lapsele on oluline suhelda mõlema vanemaga. Nüüd lõpetuseks ma ütleks seda, et lahkuminek ei ole mitte kunagi laste valik. Neid sunnivad sellise nende jaoks uue olukorraga kohanema nende vanemad ja perelepituse eesmärgiks on vanemlussuhte raames toimuva sellise koostöö otsimine, laste säästmine, vanemliku ressursi kasutamine nii mõlema vanema kui ka laste jaoks sobivaima ja laste huvidest lähtuva elukorralduse leidmiseks. Ja nüüd olen valmis ka siis vastama küsimustele, kui neid küsimusi on. Nii. Ma ei tea, kas selle küsimuse peab ette lugema siin või mismoodi see on? Peab lugema, jah. Nii, isa soovib lahutatud pere, isa soovib lastega aega veeta, neid kasvatada. 50-50 siis suhtlemissüsteem ilmselgelt ei ole emal selle vastu sisuliselt midagi. Probleemkoht on kasvatusküsimustes ja mõnedes mustrites, reeglites, haige lapse lasteaeda viimine, teleka arvutimängude lubamine lastele, nii teise majapidamise reeglid mina teha ei saa, rääkimisest kasu ei ole. Hea oleks teha kirjalikud kokkulepped kolmanda isiku juuresolekul, olgu see siis selleks lastekaitse töötaja või perelepitaja. Mida teha olukorras, kus ei ole teine osapool sellest kuidagi huvitatud, sest tema probleeme ei näe? No see ongi selles mõttes selline ikkagi klassikaline olukord, et üks osapool, kes siis, et siin on näha, et osapooled ei ole võrdsed ja ei saa aru sellest, või ei lähtu, üks osapool ei lähtu sellest, mis siis on laste huvid. Et pigem siis see osapool, kes siis elab lastega, on olukorraga rahul ja olukorras, kus siis ikkagi mõlemad osapooled ei ole huvitatud, ei ole vabatahtlikult huvitatud või nõus osalema perelepitusprotsessis, siis seda protsessi ei ole võimalik ka läbi viia. Et perelepituse üheks tingimuseks on mõlema osapoole siis vabatahtlik osalemine. Et sellisel juhul selles olukorras, kus siin siis on, et ma ei näe siin seda suhtluskorda, kui see suhtluskord on 50-50, on see kokku lepitud, kas siis isiklikult või mulle jääb mulje, et see on omavahel kokku lepitud, et jah, et sellisel juhul ei ole või oleks kõige parem variant ikkagi see, kui oleks see kokkulepe nii-öelda kirjalikult koostatud. Mis puudutab lastekaitse koostatud kokkuleppeid, siis neid kohus ei saa arvestada või ei arvesta, küll aga arvestab kohus kokkuleppeid, mis on sõlmitud siis perelepitaja vahendusel. Et siin tuleks ikkagi üritada siis teisele osapoolele selgitada seda, et laste huvides oleks siis ühtsete reeglite kehtestamine ja sellise kokkuleppe saavutamine või nende probleemide arutamine siis kolmanda isiku vahendusel, nagu te õigesti seal kirjutasite. Ja selleks võiks siis olla tõesti perelepitaja. On see siis riiklik perelepitaja või siis eraperelepitaja. Eraperelepitaja andmete saate internetist Eesti Lepitajate Ühingu koduleheküljelt. Nii, kuidas toimida siis, kui vanem isoleerib lapse teistest ja kaotab ära lapse turvavõrgustiku, see tähendab lapsele olulised isikud eemaldab. No siin ongi põhimõtteliselt tegemist ikkagi
lapse võõrandamisega sellest tema jaoks siis oluliseks olnud või olevast tugivõrgustikust ja isikutest, et üks vanem siis ilmselt oma solvumisest või siis mingisugustest muudest probleemidest tulenevalt arvab, et see on lapse huvides ja kindlasti see nii ei ole. Et siin jällegi minu soovitus on omavahel üritada kokku leppida ja proovida ikkagi seda kokkulepet saavutada läbi perelepituse, läbi vahenduse, mitte see kohtu kaudu selliste küsimuste lahendamine on kindlasti aega nõudvam ja see võõrandumine kindlasti sellest ainult võib veel süveneda, mida pikemaks need probleemid lähevad. Vanem lapsele valetab, et keegi teda enam ei taha. Vanem manipuleerib ja laps usub. Jällegi see on võõrandumise teema, et mul on siin juba aeg on üle räägitud, et ma ei hakka üle rääkima, et see puudutab jällegi võõrandamise teemat või lapse võõrandamise teemat siis kas siis nii-öelda tugivõrgustikust kui ka siis teisest vanemast. Kui teine pool ei ole nõus perelepitaja juurde minemisega, kas on üldse mõtet ühel poolel seda küllalt? Perelepitaja kindlasti ei suhtle ainult ühe osapoolega. Perelepituse eelduseks on, nagu ma ütlesin, mõlema osapoole vabatahtlik osalemine. Vastasel juhul sellel ei ole mõtet, kuna perelepituse eesmärgiks on ikkagi vahendada mõlema osapoole sellist suhtlust, mille käigus siis nad jõuavad omavahelise kokkuleppeni. Et jah, tuleb ikkagi üritada sellisel juhul selgitada, et laste huvides oleks vähemalt siis proovida perelepitajaga suhtlemist, perelepitusprotsessi läbimist ja nende probleemide arutamisse. Ja küsimusi rohkem ei ole, et minu poolt on kõik. Veel kord, et kui kellelgi on soov kasutada või pöörduda perelepitaja poole, siis internetis on Eesti lepitajate ühingu kodulehe all on siis eralepitajate nimekiri, kes siis on tegutsevad, aga samuti on siis ka Sotsiaalkindlustusamet käivitanud riiklike perelepitajate koolitussüsteemi ja Sotsiaalkindlustusameti kaudu on võimalik siis ka leida kontakte siis riiklike perelepitajatega. Aitäh, tänan tähelepanu eest.